6. käik. Tervist, head rallisõbrad! Käes on 30. märts, kell hakkab saama 5 õhtul ja eetris on taas saade 6. käik, et võtta kokku Keenia ralli laupäevane võistluspäev. Minu nimi on Kaspar Ruus ja ütleme, et kui siin saatejuhte on 3 saate peale juba 3 olnud, siis ralliekspertina on ikkagi Roland Poom kaasas. Tere õhtupoolikut minu poolt ka, mu saatus selline on, et saatejuhid vahetuvad, aga mina siis püsin. On see nüüd karistus või mitte? Seda sa ei taha öelda? Ei ole karistus, tore on teha ikka. No väga hea, aga lähme siis ralli juurde. Keenia ralli väga pikk laupäev on läbi. Esimesel kohal on Kalle Roompera, teisel kohal Takamoto Katsuta ja 3. on üllatus Adrien Formeau M-spordis. Aga alustame meie Ott Tänakust, kes tõusis päeva lõpuks 10. Aga see 10. koht tundub väga valus, sest et ei keegi muu kui Jordan Serderidis jäi 1,7 sekundi kaugusele. Ja miks on oluline on see, et teatavasti uue punktisüsteemiga siis pannakse täna juba esimesed punktid lukku ja sinna läks üks MM-sarja punkt kaduma. Kuidas sa ise Tänaku päevale tagasi vaatad? No selles mõttes ma arvan, et ega siin kellegil väga head päeva ei olnud. Ma arvan, kui me Kalle Roompere jätame nüüd välja, siis eks kõigil midagi oli. Et päeva lõpuks ma arvan, võib-olla see kõige nii-öelda halvem osa sellest päevast oligi see viimane katse, võib-olla isegi see viimane kurv Serderidise poolt, et siin oleks võinud see 1,7 sekundit veel jääda. Et see oli paras show minu meelest. Et tegelikult ju isest tal oli vahe suurem, aga tahaks puterdama seal. Just, et see minu meelest see oli viimase katse see kõige pingelisem hetk Serderidise ja Tänaku vahel, et seda oli päris koomiline lausa vaadata. Aga ei tegelikult, no mis seal ikka, et kapott oli vahepeal lahti ja mida iganes kõike veel, et eks see ralli tegelikult kokkuvõttes üldse on olnud üle kivide ja kändede sõna otseses mõttes on ta läinud, nii et ma arvan, et tänase päeva kokkuvõtteks võib öelda, et tore, et päev on lõpetatud ja ei tulnud kahjuks seda ühte punkti, mis oleks võinud tulla, aga ma arvan, et ega maailma lõpp ei ole ka, et loomulikult ma arvan, kui me võtame nüüd viimase ralli järgi vaatame, kui räägiks seda sama juttu, et kas see üks punkt jäi kuskilt puudu või ei jäänud, et punktitabelis tõusta, siis eks me siis saame juba rohkem targutada sellel teemal. Nii ta on, aga võtame Tänaku päeva ette. Algas hommikul ülesõidul esimesel katsel laksid probleemid, mis täpsemalt neid ei täpsustanud pärast, aga sellega tuli kiirelt tegeleda, niimoodi jäi kapott korralikult kinni panemata ja siis tuli kiiruskatsel neil seisma jääda korraks ja siis Tänaku võttis selle kinni lõplikult. Järgmisel katsel ei olnud raadiosidet, oli seal telepildis ka näha, kuidas Järveoja ikkagi otseselt kätega suunas, et kuhu nüüd pöörati. No kusjuures väga hästi said hakkama tegelikult, et okei, katse oli selles mõttes ka, võiks öelda, et võib-olla lihtne sõita ilma legendita, et seal Keenia eriti see katse esimene pool, kus sai metsa ei olnud ja põhimõtteliselt sa nägid visuaaliga ära, et kõik kus on, et nagu Ott katse lõpus ütles ka, et Martini poolt oli kogu aeg thumbs up, et nagu hoia peal ja pane ja vahepeal viskas paar näppu ka sinna sisse, et siis oli 2 või 3 või 4 näppu, et siis märkis kurri kategooriat. Et ma ütleks, et üllatavalt hea katse oli tegelikult, et kaotust tuli, võiks arvata, et mingi circa 10 sekundit 15 Neville'ile, et ma ütleks, et päris aus tulemus. Et kui eile meil oli, ma ei tea, kas sa kuulasid saadet, aga meil oli eile küsimusi hästi palju, ma ei tea, 2-3 tükki oli kaardilugeja kohta just, et kuidas Ott ilma kaardilugejate sõidaks, kas oleks mingi katse või mingi ralli, kus ta saaks seda sõidetud. Saaremaa kindlasti on ju, siis me siin arutasime, et kui palju ta võiks kaotada ja tundub, et need rallifännid, kes meile kirjutasid, sõnasid ära selle nüüd, et nad said nüüd näha, et 15 kilomeetrit on see, sekund kilomeetril on see kaotus. Ja võrdlus oli vist Serderidisega ka oli vist küsimuses. Ja just, et nagu näha siis... Serderidis kaotas oma tubli 50 sekki veel Tänaku. Et pole küsimustki, et järgmine tase on see, et seome Otil silmad kinni ja vaatame, kas siis Serderidis saab jagu või ei saa. Tuli 3. katse, see kuulus magava sõdalase katse siis. Tänakul läks lõpupoole rehv seal, aga ta ei olnud ainus, läks veel, kes seal oli siis veel, Evans, Katsuta ja kellelgi oli veel. Lappi. Ja Lappil läks ka. Igastes sellega jõudis ja Neville kaotas hübriidi ka veel seal, nii et selles mõttes seal ikkagi toimus seal palju. Toimus, vaat see oli ka veel. Ja pärastlõuna algas ka niimoodi, et Tänak oli seal, mis ta siis oli? 4. aeg katselt.
4. aeg siis oli teine ja siis viimase katse võitis, mis oli talle sellelt rallilt esimene katsevõit. Ütleme, tundus, et probleemivabalt see ka pärastlõuna ei läinud, sest et nii tal kui ka mitmel teisel sõitjal olid katse lõpu intervjuud jäid üsna lühikeseks ja paljudel oli kiire kohe edasi kihutada. No ütleme, see Safari selles mõttes, see Keenia ralli on nagu, võib öelda, et see on ikka reaalne Safari ralli, sest me nägime, kui palju tegelikult viimasel katsel ka näiteks toimus. Neville seal kulges läbi, Formore ref, Evansi ref vahetus, Lappi oma kaks lindu lendas klaasi, nad täitsa haige. No need pidid siis seal ilmselt juba Jaanalinnu suurusesse olema. Ja, et kui me nüüd Lappi jätame välja, siis nende teiste reffide värkidelt mitte midagi ei muutunud lõpptulemuses. Et see on nagu müstika, et need vahed ongi nii suured ja võimegi öelda, et see ongi selline Safari ralli ma ei tea, võlu või ma ei tea, kas on võlu või ei ole, võlu või valu, et actually toimub nii palju, et kogu aeg midagi toimub, aga midagi sellest ei juhtu, et seda kogu aeg toimub. Minu arust see viimane katse oli ainus, kus esikümnes ei olnud mitte ühtegi muutust. Ja oligi, et see täitsa nagu sürr oli tegelikult seda siin, ma sõitsin siia siis klappides, kuulasin, et vaadata ei saanud kahjuks, aga kuulasin ja see oli paras huumorinurk tegelikult minu meelest, et üks seisab ühe ref-katti kõik jutud ja Neville ongib ja mitte midagi ei muutu, et iseenesest võib-olla vahva ka, et täitsa nagu omamoodi värk. Mina tabasin end blogides sellelt mõttelt, et just samamoodi, et vahed on ülisuured. Neville kaotas ju 3 viimase katsega, mis ta kaotas mingi 10 minutit, langes ainult teiselt 5. Ja mis ma tajusingi, et see Safari ralli on vist ainus, et kus vahed on suured, aga see ei võta nagu ei tee igavaks asja. Ja, seda küll. Sul lendab sebrad kuskilt, Jaanalinnud, ahvid olid ka tee peal. No ja kui me võtame nüüd selles mõttes siis vist Lappi on see mees, kes on seda kõike tunda saanud, et muidu on, et ühel on sebrad, ühel on linnud ja ühel on lihtsalt ref katki, siis Lappi on vist kõike saanud ja on käigukasti ka veel katki saanud, et uskumatu on see ralli igal juhul selles mõttes. Aga võtame siis Hyundai seisu kokku. Tänak on 10, Thierry Neuville on 5 ja Esa-Pekka Lappi on 14. Kui lähme selle sama viimase kiiruskatse juurde, siis Lappi lasi seal Tänak mööda Serteriidise, kellegi lasi veel mööda, ta lihtsalt ei näinud välja autost. Ja kuna ta tuli nii kaua ja keegi teda ei näitanud enam telepildis, ma mõtlesingi vahepeal, kas on seal või keeras juba kuskile koju tagasi, aga siis kuskilt tuled, näed lihtsalt üht vaest soomlast 10 minutit hiljem. 30 minutit katsel. See tundus selline igavik lihtsalt, et kas ta õhtuks ikka jõuab kohale. See on nagu Tartu maratoni lootad, viimaseid suusatajaid. Et vahepeal oli küll tunne, et loodame, et ta pimedat kohale jõuab, et lisatulesi ka ei ole kaasas. No seal loomade pärast ka ei tahaks vist ööseks jääda sinna. Seal võib ohtlikuks minna, aga no selles mõttes see viimane katse igal juhul oli, ma arvan, selline päris mõnus kirstardil siia päeva lõppu, et nagu sa ütlesid, et midagi ei muutunud, aga nagu üli kõva oli jälgida igal juhul. Aga Hyundai vaates, 5. koht Neville'i poolt ei saa öelda, et nagu mingi katastroof oleks, on ju. Aga ta oli kindlalt teine juba. Jep, seda küll, aga tegelikult kui Neville'i vaates on, ma arvan, seisud on väga head, kohe varsti kindlasti jõuame ka Neville'i juurde täpsemalt, aga Hyundai vaates on see täielik katastroof. See on nagu lihtsalt nii suur katastroof, et ma ei tea kuhu veel, Ei pea vastu Safaril. Ja ju minu meelest see kui me eile lõpetasime podcasti, siis me arvasime, et mis siis homme tuleb, et Neville hoiab teise koha ära, tundus nagu kõige mõistlikum, et tal on kiirust on, motivatsiooni on, kõik on. Ja siis tuleb õhtul uudis, et kahjuks Hyundai'ga ei saa sõita 100%, põhimõtteliselt tuleb auto jõud keerata 80% peale, et see auto kestaks rallil lõpuni. Mida tegelikult ka Neville tegi, mulle tundub, sest päeva esimesel katsel see ei olnud veel vist see hübriidi probleem tal, ma kohe vaatan. Ei olnud hübriidi probleem, aga kaotus tuli esimesel katsel 8,1. Ma julgeks arvata, et seal oli juba neid tegelikult kuulatud neid nõuandeid, et sa ei tohi nagu minna siin lõpuni paugutama, et sa pead autot hoidma. Et nii on, et kahjuks Hyundai tehniline direktor siis oli vist, kes ütles, et kahjuks te ei tohi selle autoga siin panna nii palju, kui tuleb, et jõud tuleb maha põhimõtteliselt keerata.
ja ega selleski ju peaaegu ei piisanud, vaadates, mis Neville'il juhtus siis päeva 4. katsel, siis kui kütusepump läks ja ta seal kahel järgmisel või sellel ja järgmisel katsel seal pidevalt seisis, siis proovis jälle auto käima saada, siis justkui sai käima, siis oli jälle seal kruiisi tempos, et ka sellest 80% ei piisanud ju tegelikult. Kahjuks küll, aga kütusepumba probleem ei ole ju esimest korda. Seda on Hyundai'l ka varem olnud ja siis hakkaski see switchimine, mulle tundub, et tegelikult kütusepumbaga on lihtne lugu, kas ta on või teda ei ole. Et selline vahepealne lihtsalt kuidagi kulgemine tundub nagu, tundus minu jaoks nagu veider, aga siis jah, sealt tuli info, et nii-öelda switchiti nii-öelda põhipumba vahel ja varupumba vahel siis, et ma ei tea, kumb parasjagu töötab või ma ei kujuta ette ja vahepeal prooviti hübriidiga vist üldse sõita ja ülimalt selles mõttes Neville on minu jaoks väga sümpaatne selles mõttes, et ta nagu ei anna alla. Et ta võitis nagu nii kaua, kuni lõpuks nagu et see auto kohal ära tuua. No see tema viimase katse intervjuu seal ta põhisõnum oligi, et me lihtsalt peame võitlema, peame lõpuni tulema. Ja nüüd on fakt see, et tegelikult 8 punkti on, ütleme, teoorias on käes, peavad homme ka lõpuni tulema, aga ikkagi see, et 5. koht niimoodi ära hoiti. See on kõva sõna tegelikult. Väga kõva sõna. Ja ütleme, eks siin on palju joppamist, et nad said, sest ühel katsel vist see kaotus oli mingi 7 minutit kokku. Ja see oli kusjuures veel päeva kõige lühem katse. Ja, et seal oli kindlasti palju joppamist ja et see pill saadi ikka nii palju käima, et oli võimalik see auto koju ära tuua, aga ma ausalt, kui me juba siin Neville'ist pikemalt räägime, siis kes võiks nii-öelda tiitli pretendent olla puhtalt, mulle tundub tahte pealt võiks olla Neville, et kes ei anna alla, kes võitleb ja võitleb ja võitleb iga punkti nimel. Et mulle tundub see nagu väga kõva mentaliteet olevat, mida võib-olla, mis võib ka teistel olla, aga võib-olla ei näidata välja nii palju. No ütleme Tal ja Evansil, aga Tal veel rohkem selles mõttes on nii-öelda, nagu öeldakse, chip on õla peal, et tema on ju see igavene teine, et Evans on ka paar korda teiseks jäänud hooaja kokkuvõttes, aga Neville on vist 5 korda, et ja praegu vaadates hooaja algust, praegu tundub küll elu parim võimalus. Ja ma arvan tegelikult ka, kui nüüd võtta eelmine hooaeg näiteks, siis tegelikult kõik need varasemad aastad on see Neville'i esimene pool hooaega väga-väga tugevalt. Ja siis see teine pool, kui esimene kiire ralli tuleb juba, mäletad, et kui Soomest hakkas asi pihta, siis Soomest alates see oli nagu täielik nagu kokkukukkumine, et kui Soomest ta suutis sõita top 6, oli juba kõva sõna. Ja kui me võtame eelmise aasta, siis tegelikult ta pani teise poole hooaja vähemalt sama kõva, kui pani hooaja esimese poole. Lihtsalt seal hakkas väga palju katkestamisi ja mingid rumalaid vigasi sisse tulema. Aga see kiirus oli olemas iseenesest, et mida võib-olla varem on nagu puudu olnud just nendel teise poole hooaja rallidel. Et selles mõttes on see eelmise aasta arengu pealt see aasta tuua see stabiilsus, siis on nagu minust pakett koos, et mingid rumalad vead seal, ma ei tea, Belgia oli, ma mäletan, mingi väga tobe viga ja Horvaatia oli mingi väga tobe viga ja mingid ühesõnaga mingid selliseid hästi lihtsaid vigasid tuli tal sisse palju eelmine aasta. Jaa, Belgia oli vist paar aastat varem. Ja võib-olla oli paar aastat varem, jah. Aga jah, Soomes ja Eestis, või õigemini Eestis ja Soomes kronoloogiliselt, mõlemal oli teine, mis on isest selles mõttes äge, et ta ei ole ju esimene noorus absoluutselt, ja aga ikka leiab veel 30, mis ta on 34, 35 seal veel koha, kus ta hakkab kiirete rallidel ma võtan veel 2 aastat tagasi, ma arvan, või 3 aastat tagasi, see, et ta sõidaks Eestis või Soomes teise koha peale, poodiumgi tundus utoopiline, et top 5 võib-olla maksimum. Et selles mõttes ma arvan, et see hooaeg saab tal Neville'i vaatest just ikka tegelikult väga põnev olema. Ja me teame, et Evans on igal pool kiire, võib-olla tal on ka probleem, et see kogu nädalavahetus ära vormistada lihtsalt, et ühel hetkel ta kuidagi vajub ära nii-öelda ralli lõikes. Et ma usun, et täna 2,5 rallit sõidetud, vähemalt see, mida me oleme näinud, on nagu hea ja ma usun, et see hooaeg tuleb sellest vaatest põnev. Jaa, absoluutselt. Neville'i kohta veel siis loodame või kes ei looda, kes just loodab, et ei korduks eelmise aasta stsenaarium, kus ta siis sai Keeniastis klahvi lõpuks. Aga seda ohtu vast praegu ma arvan, ei ole. Et need, kes siin võib-olla ei ole lootnud, siis ma ei tea, Oti tiimikaaslased, kui Otil hästi ei lähe, siis tiimil võiks ikka hästi minna. Tiimil võiks ikka hästi minna. Aga Esa-Pekka Lappist, võtame siis 3. Hyundai mehe, viimasest katsest rääkisime, oli paras õnnetus, mis ta oli 30 minutit sellest ala, ma ei tea, 25 oli
kannatamine. Mis sul endal on niisuguseid katseid, kus sa lihtsalt tunned, et saaks see nüüd ükskord läbi? Kindlasti on rehvi purunemisega katsed kõik, et kui vaata siinpool sõites, kui just MM-il ei pane, ma ei tea, 30 kilomeetrist katset, siis ma arvan kõik need kuni 15 kilomeetrit katsed, kui sul ikka katse alguses rehv läheb, siis vahetada nagu pole pointi ja siis vaevled seal, aga see vaevlemine ja kulgemine on, ma ei tea, maksimum 2 minutit. Nüüd seal 25 minutit, see tundubki nagu lõputu lihtsalt, see tundub lõputu põrgu olevat, et ma muidugi olin väga üllatunud, et ei tehtud seda, et klaasi eest ära ei võetud ja prillidega jätkatud, et nii endale oluliselt mugavam, ma arvan, edasi sõita, kui ka ma arvan ka võib-olla oleks olnud turvalisem, kui õnneks midagi ei juhtunud, on ju, et ma just mõtlen tolmu mõttes. Ja lõpuks ka ma arvan, et see kaotus oleks seal, ma ei tea, oleks selle seisu ära teinud seal 2 minutit, võib-olla maksimum 3 minutit läinud ja oleks rahulikult saanud edasi sõita, et minu jaoks see tundus veidi imelik, et seda asja ei tehtud, aga ma ei tea, ju siis vaadati, et ei viitsi sealt autost välja ka väga minna või karditi lõvisid või ma ei tea mida. Et tuleb sinna surnud linnu juurde ja juba hakkab kohale meelitama. Ja et lõhn on üleval, et nüüd hakkavad kõik tulema kohale. No see esiklaas oli, ütleme, sissepoole ära võinud, äkki võib-olla oli ka kuskilt natuke kinni, võib-olla oligi raske lahti tõmmata neil seal. Võib-olla küll, et eks nad ise täpselt ju oskavad paremini hinnata, mis seal koha peal toimus. Aga eriti nagu see oli täitsa ebaõnn, et nagu 2 lindu ühte kohta täpselt, et see esimene lind, kui nii-öelda ära tuli, siis oli näha, et klaas oli katki, midagi ta ei seganud, aga see teine lind ikkagi tõesti hävitas selle klaasi ja kahjuks just piloodi poolt, et tõesti, ma saan ka öelda, et ega sealt ei olnudki näha ja eriti, kui päike paistab vastu, siis nagu võibki öelda, et võimatu ongi sõita. Et jah, ei saa öelda, et ta nagu loobus sõitmisest, et polnudki mõtet ühtegi riski võtta ja tegelikult kas ma õigesti mäletan, ütles päeva peale või päeva hommikul, või millal iganes ta ütles, et ta üldse ei sooviks tegelikult seda päeva sõita, et ta sooviks autot hoida pühapäevaks. Ja võib-olla ka tegelikult võttis selle otsuse, et okei, jõu siis on nii, sõidame selle rahulikult lõpuni, pole mõtet klaasi eest ära võtta, et panemegi road mode'is selle katse lõpuni ja ärme kuluta autokilomeetreid. Lapi puhul mainin veel nii palju, et ta ju pani ka sebraga hommikul kokku samal katsel. Täitsa haige. Ja ma ei tea, kas see sebra jäi sinna või ma loodan, et ta ei jäänud, aga seal ei olnud väga hästi aru saada, tundus, et nii-öelda riivas, aga eks ta täiesti veidi viga sai, aga ma jah, väga kahju, et selline asi üldse juhtus. Pärast saadeti helikopter sinna, ma saan aru, nii-öelda müra tegema ja loomi eemale ajama. Et eks selle ralli omapära, et võiks ju arvata, et ma ei tea, korraldaja mõtleb selle peale, aga siiski kopter lendab ülekande pildi jaoks ja nad ei saa eeldada iga nurga tagant, et seal on loomi igal pool, et nad ei saa panna kopterid lendama, et ajaks kogu aeg neid loomi ära, et kui see intsident oli, vähemalt sellele kohe reageeriti ja see kopter põhimõtteliselt jäigi sinna piirkonda neid hindama, et kui loomad on, jälle, ma ei tea, läks natuke allapoole ja tuulutas seal natuke. Et selles mõttes vähemalt korraldaja poolt või FIA poolt oli see nagu otsuskoheselt nagu tehtud, et ja see toimis selles mõttes, et rohkem ju neid sellist intsidenti vist selle katse pealt ei tulnud. Ei tulnud jah, Tänakul jooksid ka ette, aga ta jõudis õigeaegselt pidurdada, et sinna läks lihtsalt natuke aega kaotsi. Lapi puhul, mis mulle meeldis, oli üks kommentaar, pärast lõunaks tuli ju Hyundai ka oma snorkelitega lõpuks välja, aga nendest ei olnud nii palju kasu, kui loodeti ja siis nagu Lappi seal ühe katse lõpus ütles, et mul on jõudu vähem kui hommikul, küsiti miks, siis ta vastas ühe sõnaga strateegia, et siis irooniliselt veidi, et see oli ka põnev jah, ta ei olnud kõige rõõmsam. Mida nad sellest snorklist ootasid siis? Seal ei olegi, see on ju pigem nagu see küsimus, et mis võiks olla, kui seda ei oleks olnud. Et ega see, jah, selles mõttes ma ei mõista, et see ei võta hoogu maha. Auto ju, ma arvan, saab sama kogus õhku kätte suures pildis. Et see on lihtsalt nii-öelda ettevaatusabinõu, et juhul kui seda liiva peaks liiga palju seal olema ees, et ta ei tõmbaks umbe, et minu meelest see tundub nagu väga ilmselge, et kui see on lubatud, siis seda võiks ja tuleks kasutada. Nii on jah, aga võtame ette M-spordi, mitte Toyota veel.
Noh, Jordan Zerderidis 9, nagu öeldud, 1,7 sekundit Tänakust eespool, temast pikemalt ei räägi, aga Adrien Fourmaux või Fourmaux, kuidas see õige hääldus oli? No siin eilne saatejuht ütles, et Fourmaux on see õige hääldus. No ütleme siis Fourmaux, et minu jaoks Adrien Fourmaux on selle hooaja senine üks ülatajaid. Kindlasti. Ja minu jaoks ta teeb praegu niisugust, ütleme, niisugust tavapärast Evansit, et sõidab, isest on okei, samas väga ei sära, päeva lõpuks poodiumil. Ja, täiesti nõus ja kindlasti selle hooaja kõige säravam vend minu meelest, kes on tõusnud 1000. Üllatav kiirus, isegi kui see kaotus on suur, see kiirus on jätkuvalt üllatav, sest me teame, et see auto ei ole kõige kiirem, kas ta on kõige vastupidavam, kindlasti ka ei ole kõige vastupidavam, et see töö mida ta teeb seal võib olla mõnevõrra keerulisem kui mõne teise autoga ja tegelikult kõva, nagu tõesti kõva ja eile me korraks mõtlesime ka, et mis ta siis nagu see nii-öelda tulevik võiks olla, et kus ta nagu hetkel on ja kus ta olla võiks, siis mainisin ka, et tegelikult see nii-öelda Oti karjääriga üpriski sarnaselt liikunud, et ta tuli tagasi M-sporti. Ma kindlasti ei ütle, et ta nüüd kõik rallid siin niimoodi särab, et seal kindlasti tuleb väga suuri pettumisi ka, ma olen veendunud selles. Aga see, mida ta siin 2 rallit järjest teinud on ja tegelikult ka Monte oli ju päris viisakas, et see on küll, ma arvan, selline, selle momentumi pealt on nagu üli hea edasi liikuda, et ta oleks siin mingi katkestamine all juba ja halb tulemus all, et siit ütleme, keeruline on nagu edasi liikuda ja pushida, et tegelikult järgmise ralli peale Safarit ta saab ka nagu päris julgelt minema hakata, et isegi kui tuleb katkestus, pole maailma lõpp. Eile mainisime ka, et M-spordi eesmärk ju hooaja eelselt oli see, et nad isegi ei looda poodiumi kohti. Võtavad need nii-öelda 5.-6. kohad. Et 5.-6. kohad on täiesti fine neile, nad on arvestanud 2 noorsõitjat, et isegi kui tuleb katkestus nüüd kuskilt järgmistelt rallidelt, see antakse talle kindlasti viisakalt andeks ja mees on näidanud nagu seda kasvu tegelikult, mida on ülilahe näha. Ja tegelikult, kui me üldse praegu selle ralli kokku võtame, siis minu meelest nii-öelda jutumärkides 2 noorsõitjat ongi Fourmaux ja Katsuta, mõlemad säravad tegelikult juba teist rallit järjest. No Katsuta ma ei suuda enam nii noorsõitjaks nimetada. No ei, Fourmaux ka ju, ma ei tea, 28. Jah, võib-olla on küll, jah. 28 minust isegi. Et ma ei ütleks, vanuse poolest ma ei ütleks kummagile noorsõitja, aga nagu ütleme siis teise liiga sõitjad. Et kui need 2 meest on tegelikult säranud, siis see annab meile vähemalt mingisuguse orientiiri, et sealt nagu ühel hetkel tuleb ja ühel hetkel nad tõenäoliselt on ka kuskil nii-öelda esisõitja võib-olla pulga peale pandud, Fourmaux poolt võib-olla isegi eeldaks seda rohkem kui Katsuta poolt, võib-olla on ühe pulga peal, ma isegi ei oska nagu arvata, aga vähemalt on näha, et tuleb ja nad säravad, vähemalt hetkel on nad näidanud seda ja nad oskavad ära kasutada olukordi, kui teistel läheb kehvasti. Et see on nagu kõvalt tegelikult ja nagu väga hea näha, et ei ole meil ainult Rovanpera, Evans ja Neville, et see on tore, et on teisi ka. Ja Fourmaux puhul ma ütlekski, et tema säramise alus on see, et ta väldib neid plähmerdamisi ja vigu ja asju. Ja mida ta tegi viimane hooaeg Rally 1 autoga, ainult neid tegigi. Yeah. Kui ma õigesti mäletan, siis viimane Rally 1 hooaeg 2022 aastal, 13 punkti vist kogu hooaja peale. Kui ma praegu... Hea mälu, 13 punkti 16. koht. Et ja kui palju tal praegu koos on, ma jälle numbrid peast ei tea, aga pakun 40. Virtuaalselt on tal 42 punkti. Vaata, mis areng. Ta on 3. ja sealt tuleb veel, tema on 3. ja siis 4. kohaga, kus on hetkel Kalle Rovanpere, sealt tuleb juba vahe sisse 13 punkti. No see on nagu kõva sõna. Väga kõva sõna. Ja, et nagu vaata, kus ta tuleb, et just see vahe on nagu nii drastiline lihtsalt. No homme tal on üks eesmärk, lihtsalt toos auto lõpuni. Vahet ei ole, sa ei pea katseid võitma, lihtsalt ole ära minutiga mina kaota. Oleks Rich Milneri asemel, ma ütleks, et top 5. Päriselt, ära nagu pushi rohkem, see top 5 on täiesti fine. Ja. Et see on okei ja too see auto koju ära. Ja ma isegi keeraks, võib-olla insenerina keerakski selle auto 80% peale, et nagu see rohkem ei ole mõtet. Jah, et rohkem ei ole mõtet lihtsalt, et nagu päriselt võta need punktid ära, mis praegu laual on. Et jah, temal on
ja teine poodium on hetkel väga käeulatuses. Aga M-spordi, ütleme, päev ei olnud ka nii õnnelik, sest et esimese katsega sai läbi Gregoire Munsteri tänane rallipäev. Purunes vist tagumine vedrustus vist ja siis päeva teiseks katseks enam ei tundki starti. Ma isegi ei suuda praegu nagu mäletada või meenutada, et kas see oli nagu ikkagi kokkupuutel millegiga või see oli auto nii-öelda mehaaniline lagunemine. Et tahaks arvata, et seal ikkagi pidi mingi kokkupuude millegiga olema, et ta lihtsalt niisama ei lagunenud ära. Et Munsteri koha pealt, mida ma ütleme, selles mõttes, et ma arvan, et ta on olnud üllataja igal juhul, sellepärast, et kui me vaatame jälle, kust kohast ta tuleb, Rally 2 auto pealt, kus ta põhimõtteliselt sõitis, ma ei tea, top 5 Rally WRC 2. Ta ei olnud absoluutselt tipp, jah. Või tippude tipp. Et kui nüüd hinnata, et kust ta tuleb, siis see hooaeg katseid hinnates, mingeid katseid konkreetselt, et siis ta on nagu üllatanud igal juhul, et ta suudab mingit tempot teha, aga vormistatud pole mitte midagi, järjekordne nulliring tuleb tõenäoliselt, või eks homme midagi loodetavasti saab kirja. No pühapäeval ikkes on võimalik veel püüda, jah? Midagi sealt võiks nagu võtta. Et jah, ta on teinud häid katseaegu, aga see on, ma arvan, see on selline tavaline noor sõitja, kellel ei ole kogemust all. See on see nende sündroom, et nad tahavad näidata ja siis nagu see lõppkokkuvõttes vormistatud midagi ei saa ja siis istudki seal nulli peal nagu 2 aastat tagasi Formeau põhimõtteliselt istus tervooja, et ainus asi, mida saab loota, on see, et Munsterile ikkagi Serteriidis teeb ülekandehooaja lõpus ja saab järgmine aasta jälle jätkata, et ma arvan, et kui seda üldse niimoodi teha, nagu nad praegu teevad Rally 1 autoga, siis minu silmis on see miinimum 3 aasta eesmärk. Kui seda hakata tegema 1 aasta plaanina, on see juba maha visatud raha ja kui see jätkub, on tehtud nii-öelda 3 aasta plaan, siis järgmine aasta juba peaks olema see nii-öelda äravormistamise pool ka nagu olemas, vähemalt nagu julgelt pool hooaega, et suudaks ära vormistada mingite tulemustega. Ja siis 3. hooaeg juba võiks olla küll, kus näidatakse kiirust ja näidatakse täielikku stabiilsust, et ma ei ütle, et ta nüüd peab poodiumile sõitma, aga seal top 5 konkurentsis võiks küll olla. No igal juhul M-spordil tasub jätkata, sest et kui nad just mingit rahapada kuskilt ei leia, siis nad peaksid lõpetad Munsteriga ära, tuleb samasugune asemele, et see ei ole nii-öelda pikas plaanis jätkusuutlik. Ja igal juhul, et ma räägin, eks see Serteriidis on see mees, kes seda otsustab lõpuks ja loodame, et tal ikka nagu tuhhi jagub. Võtame siis Toyota, et Elfin Evans 4., Takamoto Katsuta 2. ja Kalle Roompere 1., et Toyota suures plaanis ikkagi näitab, et miks nad on viimasest 3 aastast 9 poodiumist 8 äkki võtnud Safarile. Ja täitsa selles mõttes, et täitsa crazy tegelikult. Eriti kui Roompera just sõitu ja seda auto vastupidamist, et ma ei tea, hübriidi polnud ühel katsel on, aga see ei ole ka tegelikult nende nii-öelda Toyota probleem, sest hübriidi tarnib ikkagi teine ettevõte sellele autole. Ma isegi ei oska midagi muud öelda, kui müts maha nende ees, et nad on sellise auto üles ehitanud, et mis tundub küll täielik tank lihtsalt. Ja kui midagi juhtub, siis on tõenäoliselt sõita enda mingi jama, et midagi juhtub. Et lisaks sellele, et ta on nagu väga vastupidav, on ka väga kiire auto, et kõva sõna. Kahju on muidugi sellest, et see nüüd Toyota läheb eest ära, et ma ikkagi väga-väga loodan, et Hyundai ja Toyota selline võitlus jätkub ja võib-olla siis Hyundai suudab siin järgmistel rallidel kuidagi natuke tagasi teha seda vahet, et ma just nagu tootjate arvestus, ma tahaks näha ikkagi nagu võistlust ka, et see kuidagi on natuke üksluine võib-olla siin viimasel ajal. Meenutan, Hyundai on võitnud mõlemad senised rallid. Aga punktitabelis on ju, vaatame, kus nad on. Võrdne, mõlemal on sama. Praegu on ju võrdne, aga ma räägin, et nüüd see nagu Toyota läheb eest ära. Et selles mõttes ma just tahangi öelda, et kui me näeme sellist asja, kus Hyundai oma tehnikaga ära laguneb, et sellist asja ei saa nagu nüüd lähiajal juhtuda, et nad ikkagi Toyotaga ühe pulga peal püsiksid, et ma tahan just seda konstruktorite nagu võitlust väga näha, et see tundub, ma arvan, omamoodi selline suht vajalik tootjatele endale. Kindlasti. Ja no ütleme, Evansi puhul oligi, tema oli see vaene
rehvilõhkuja täna, mis tal läks kolm korda vist vähemalt 2 korda pidi ta katsel vahetama ja 1 kord ta vist tuli ikkagi selle nii-öelda mis iganes seal järel oli, sellega jõudis finišisse, aga tal läks 3 rehvi, ega väga rohkem ei olnudki ja mis mulle meeldis oli see, et nagu ka vist äkki Bex Williams ja Rally TV-s rääkis, et kogu aeg on eespool mingi draama, keegi kuskil juhtub, keegi on, ma ei tea, loomaaias, kes vahetab rehve ja siis, kui jõuab telepilt Roompere juurde, rahulikult. Plats puhas. Kivid tee pealt ära sõidetud. Kivid tee pealt ära, ise on kiire, lõpus ta nüüd ei võitnud ka katseid, sest ta võidis tagasi kaotas ka viimasele hübriidi ära, et terve katse polnud hübriidi enam. Ja, ma ei teagi, kas on nüüd see, et ta stardibki seal viimasena ja ongi nii-öelda plats puhtaks tehtud loomadest ja kividest või see ralli jumal on ikkagi soomlane see aasta järjekordselt, et see on, mulle isegi nagu meeldib võib-olla see, et nagu näidatakse teistele, et kurat, vaadake, kus võib panna, et ma näitan teile, et mulle nagu ja mulle meeldib see Kalle, midagi võib-olla praegu pole olnud, aga varasemalt on sellist nagu mõnusat sõbralikku ülbust seal juures, et davai, et kuulge, et saite mingi 20 sekiga katse veel kotti, et nagu, mis teete, et kui küsitakse tema käest, et mis sa tegid, siis mina ei tea, sõitsin lihtsalt. Ma ei tea, mida teised teevad. Ütleme nii, et ta on väga noor vend ja kui algselt see, ütleme, võib-olla noor vend on niimoodi kergelt ülbeis, vaatad ikka, aga see noor vend on 2-kordne maailmameistri juba, et see nagu see, ta võib paugutada. Ta võib öelda ja ta võib sellist mõnusat musta huumorit visata ja ta on äge üldse, väga sümpaatne tüüp. Kahju, et ta muidugi täishooaega ei tee, aga jällegi võib-olla spordile pakub selle midagi omamoodi juurde, et eks me siin, ma arvan, et jaa, võib-olla isegi ongi spordi jaoks ka nagu kuidagi huvitav vaheaasta, et Kalle tõenäoliselt järgmised, ma ei kujuta ette, mingi 5 aastat ikka tuleb, võtab tiitleid ära, siis enne kui ta lõpetab, siis selline väike vahepaus praegu sellel aastal. Ja me räägime 23-aastast mehest, et enne kui lõpetab, et me ei tea, mis ta tulevik on, et ta siin kõike teeb. Rinkat sõidab ka nüüd see aasta, et võib-olla näeme üldse teda, ma ei tea, F1 autoroolis veel hetkel veel. No nii palju ta on vist välja öelnud, et 2025 ta on põhimõtteliselt nii-öelda lepinguga koostatud, et teise aasta, et siuke diil tal vist Toyotaga oli, vähemalt siuke mulje ei. Aga jah, ütleme, Kalle on omast maailmast, teised seal pusivad. Ütleme, WRC puhul homsest päevast jääbki tänu uuele süsteemile oodata pühapäeva lõikes siis nii-öelda, mis saama. Ja iga ralliga, ma pean ausalt ütlema, iga ralliga mulle see punktisüsteem meeldib rohkem. Just kui me nagu hindame seda neid ralli pikkuseid, siis see tundub nagu nii loogiline, et kui me oleme siin nendest sprintrallidest rääkinud ja me natukene ka neljapäeval või reedel, kurat, nädalaastas nii pikalt ja neljapäeval isegi, kui me Urmaga siin tegime. Siis oli neljapäeval. Neljapäeval, jah, et siis ka korra arutasime seda nii-öelda sprintrallide teemat. Võib-olla selle punkti vaates ei olegi nagu väga oluline, vaata, kui me tooksime näiteks siia näite praegu F2 puhul, on ju, et ühel nädalavahetusel toimub nii üks etapp põhimõtteliselt sprindisõit kui ka põhisõit, on ju, siis tegelikult see ju on põhimõtteliselt sama, et põhimõtteliselt reede laupäev toimub sul ära nii-öelda üks osa rallist ja pühapäeval siis teeme veel ühe sprindi otsa, kus jagame punkte. Et selles mõttes nagu see, ma pean ütlema, et kindlasti väga paljud ei ole mugu üldse nõus, aga see on äärmiselt põnev ja mind ausalt öeldes jälle minu personaalne arvus, mind ei huvita palju see võitjapunkte saab oma esikoha karika kätte, on vahva. Aga see, et see ralli jaotatakse ära 2 osasse, see tundub kuidagi nagu ikkagi hetkel minu jaoks hea otsus. Ma pean ka tunnistama, mulle on hakanud see punktisüsteem selles suhtes meeldima, et nüüd on nagu mis meil on, 10 mahub poole tunni sisse, aga homme tegelikult mõnes mõttes homme läks täiesti mõttetu päev tegelikult. Jah, aga homme hakkab nullist. Jah, selles mõttes on nagu, see on ainuke viis, kuidas teha ralli põnevaks, et tegelikult kusjuures enamustel rallidel niimoodi. Et okei, seda, et esimese teise koha võitlus jääb ikkagi nagu pühapäevale, seda on. Aga seda, et me nagu, tavaliselt teabki see, et mida me jälgime, me jälgime 1-2 võistluspaari, ongi kõik, on ju. Aga praegu ikkagi on nagu plats puhtaks ja hakkame pihta. Jah, aga nii palju ma ütlen, et ma arvan siiski, et võitja peaks saama lihtsalt olemuselt juba kõige rohkem punkte. Aga on nii, nagu praegu on, suures plaanis selles just ju töötab, et jah, ongi huvitav on, mida oodata. Ja mida meil siis oodata on? Siis võiks ootama segan vahele, siis võiks ju teha niimoodi, et laupäeva õhtul annaks ühe karika ära juba ja siis oleks kokku meil nagu F1 26 etappi. Pühapäeval annaks järgmise karika.
jah, see on teine variant. Või teha nii, nagu kui me siin juba F2-st rääkisime, et see nii-öelda väiksem sõit, sprindisõit on enne ära ja see a la reedel ja siis laupäev on põhiralli, et see, see on rohkem nagu loogiline. Et see, kes pühapäeva õhtul nii-öelda esimesel poodiumil astub, ta on ikkagi, see on see suur võit. Aga jah, selles mõttes ralli puhul ta ei mängi nagu, siis ikkagi kaob see loogika ära, et pühapäeval tahaks näha, et kõik paugutavad. Jah, tõsi, seda küll. Ja aga nagu Urmo ütles, F1 või vormel ei pea mitte kunagi olema ralli ja ei tohi olla ralli, nii et ralli jääb omamoodi spetsiifiliseks alati ja ma arvan, mitte kunagi ei ole mitte ükski rallifänn ka rahul nende reeglitega, mis meil on. Alati tahetakse midagi muuta. Seda küll. Vaatame WRC2 ka, seal on ka vahed suured. Aga see on kuidagi eriti, ma ütlen, minu poolt täitsa kuskil kaduma olid, ma ei ole isegi jälginud. Nojah, siin on kahjuks, kuna see on Keenias, siis on neid sõitjad vähe lihtsalt, neid, keda me rohkem oleme harjunud jälgima, ütleme Euroopa etappidele ja niimoodi, et aga jah, ütleme haigusest paranev Gus Greensmith on kindel liider, Oliver Solberg on teine, kaotab pea 2 minutiga ja kolmas on Kajetan Kanetanovits, kes kaotab juba 6 minuti ja 13 sekundiga, et ei oskagi siin midagi rohkem öelda. Ega ei oska jah, nendel ei ole homme seda nii-öelda punktitabeli ärajagamist, et neil on vana süsteem. Kas Kassil läks seal reffe? Ma isegi ei mäleta. Solbergil kindlasti on nädalavahetuse jooksul reffe läinud. Solbergil on. Ja minu meelest nii palju mäletan, et päeva äkki hakati seal kuskil 3 minutit peale vahega. Et siis Kassi edu Oliveri ees võis olla suurusjärk 3 minutit. Võis olla küll, saab ka kiirelt kontrollida. Ja tänaseks on siis 1.55 järgi, selles mõttes 3.37 isegi. Kohe praegugi tuligi meelde, minust oli tänane esimene katse, kus Kassil läks ref tegelikult, oli slow puncture ja kaotas seal 35 sekundit või midagi sellist kohe. Et Kassil ka oli refi probleem, aga selles mõttes kui nüüd see ref maha arvestada, siis tempo oli selline, ma arvan, ongi turvaline liidri tempo, et ta kaotaski siin päevalõikes, võtta see refi purunemine maha sinna 30-40 sekki äkki või veidi peale, ütleme suurusjärgus mingi minut, mitte rohkem, ma praegu ei hakka neid otsima täpselt, et Keenias liidripositsioonil olla ja Oliver tagant üritab suruda ja kõike teha, ma arvan, et see kaotus ongi täitsa fine tegelikult, et 2 minutit ja homseks see on nagu temal on kontrolli all. Kõik on kontrolli all, et tuleb lihtsalt, ma arvan, sama tempoga jätkata ja ta võib julgelt oma 1,5 minutit veel ära anda. Ja, nii ta on. Eks lähme küsimuste juurde. Ja. Mõned on siin vahepeal tulnud ja üks tuli nii-öelda viimase katse ajal ja ma ütlen, selle me võtame homme, sest et siin on vaja natuke nuputamist. Ja ma ei jõudnud sulle seda saata enne, nii et ma saadan pärast selle, võtame homme ette, aga ütlen, et Marek, sinu küsimuse loeme ette. Nii, aga alustame siis. Siim kirjutas, et lähme tagasi kaardilugeja teema juurde. Ja siin kirjutab, et alustaks eile kõlanud küsimusega, kas Ott saaks ilma kaardilugejata katse kiirimini sõidetud kui Serderiidis. Sellele saime pooliku vastuse kätte. Selle vastuse saime täna tõesti kätte. Selle saime kohe kätte, et igal juhul. Aga päris küsimus on järgmine. Kas ei oleks aus olnud FIA-l teha reegel pooliku hooaja meestele niimoodi, et need, kes terved hooaega kaasa ei tee, peaks startima iga ralli alguses eest? Et siis tõmbaks natukene motivatsiooni maha neil meestel, ütleme täishooaja meeste aastat siis solkimas käia, et ei tea, kas peaks siis olema alla Rovanperadel, lappidel, kõikidel kogu aeg üks kindel stardikoht? Ma olen nõus sellega, ma arvan, suures pildis, et see võiks nii olla. Nüüd seda ei saaks reeglina kirjutada, sest osadel rallidel on see eelis, alati võib ka tulla Serderiidis, alati võib tulla ka Poom, alati võib tulla ka Ruus sõitma ja kui nemad hakkavad ees startima, siis on pahasti. Et siis see peaks ikkagi olema kuidagi väga selgelt meeskonna ja sõitja põhine reegel, et kui meeskond kinnitab, et Rovanpera, Lappi, Sordo, kes iganes veel, teevad poolikut hooaega, siis need mehed stardivad nendelt kohtadelt eelmise hooaja põhjal näiteks, et Rovanpere stardibki esimesena, siis Lappi teisena, Sordo kolmandana ja siis hakkab ülejäänud rivid olema. Niimoodi see töötaks minu meelest hästi ja see oleks, ma arvan, aus. Et tegelikult see ju sõitjate switchimine, mis pulli see Hyundai siin aastaid teinud on, ongi ju tegelikult see, et on võtad oma need viis sõitjat ja siis hakkavad neid viskama sinna kuhugi, et see tegelikult on nagu mingil määral tobe.
et kui Sordo tuleb, jälle sõidab, oli Hispaania Portugali ralli, et siis tuleb jälle juhib ja et ma ka nagu väga ei hinda seda ausalt öeldes, et ma olen nõus sellega, jah. Aga seal kas peaks vaatama seda ka, et oleks nii-öelda, iga rallil siis ütleme Roompere, kui ta on stardis esimesena, või peaks seda jälgima, et kui ta stardib asfaldirallil siis viimasena, et seda eelist nagu teistpidi ei oleks. Ja eks seal juba peaks olema nagu ongi vaata keeruline, et mingid ühed rallid on ühtemoodi, teised teistmoodi, et võib-olla see lähebki nagu lihtsalt liiga segaseks lõpuks, et me tahame võtta kellegilt nii-öelda eelise ära. Et seal kindlasti mõttel jumet on, kuidas seda vormistada, see on nagu juba pikem analüüs, et jah, nii on. Aga mõte on õige, ma arvan. See ongi see ralli spetsiifiline spordiala. Et siin on neid rallis on nii palju selliseid, kus nagu ühel võib-olla rallil on kõige kehvem, ma ei tea, kus keskelt võib-olla startida, ma ei tea, kas on sellist ei ole, ilmselt ei ole, aga et võtta seda eelist ära on nagu mingi ühe kindla reeglina on nagu jube keeruline, et see peab ikkagi olema kuidagi väga lahti mõtestatud ja väga põhimõtteliselt sõitjapõhine, et me peame nagu kellelegi käruräigelt keerama konkreetselt nimeliselt, konkreetsele sõitjale selle eest, et ta ei sõida täishooaega. Seda realiseerida on tõesti raske, nüansse jagub päris palju. Ma juba kujutan ette, et see nagu teoreetiliselt on see õige, võiks olla, aga sealt tuleb selline nagu sorry väljendusest, aga selline pasaraha oleks FIA-le kahele, et nagu piinlik, ma arvan, on neil endalgi seda pärast kuulata, kuidas kõik tiimid ja meeskonnad kõik sõimavad neid ja siis mida see nagu nende nii-öelda nagu imidžile tähendab, on see, et uued tootjad vaatavad ka, mis kuradi tegelased need seal veel on. Uued tootjad ei vaata midagi kahjuks. Me lähme kuhugi kaugustesse ära selle FIA või ralli poolt, et vaatame hoopis mingit muud sarja. Et see on nii kahe otsaga asi, et kuidas nagu seda viisakalt ja nagu, et kõik oleks siis, kõik rahul pole kunagi, aga saad aru küll. Ütle, ole FIA ametnik, ütle Sebastian Ogiel, nii sa nüüd stardid kruusarallile esimesena. Ta on nagu mis sassi, et kui panite mind kunagi esimene startima, kui ma liider olin, nüüd hakkate uuesti käru keerama. Et ei tahaks selle FIA ametniku nahas olla, ütleme viisakalt. Ei tahaks, jah. Ja üks küsimus veel, Heiki kirjutab, kas ralliautodel on signaal, et kui näiteks Tänakul loomaaed nii-öelda vastu tuleb, et kas saab signaali lasta, et loomad laiali jookseks? Jaa, saab küll. Vot ei oskagi öelda, kas praegu Rally 1 autodel on, kas saab seda ka teha kaardilugeja jalaga, aga varasemalt küll kindlasti on see võimalus erinevatel autodel olemas olnud ka Rally 4 autol, Rally 2 autol, et seda saab ka kaardilugeja vabalt teha, et signaal on olemas, jah. Kaardilugeja jalaga? Jaa, et jala all siis on pedaalid kaardilugejal. On tripmeetri nullimine, on kojamehed ja on signaal. Et nüüd oleneb, mis autoga sõida, et kas sa oled selle nii-öelda seti endale sinna peale pand või ei ole. Aga see igal juhul kõik autod, millega mina sõitnud olen, kõigil neil on see valik olemas olnud, et kas sa soovid panna seda või ei soovi. Ja üks küsimus on veel, aga selle teeme homseks, siin on vaja natukene ka eeltööd ja võib-olla peab ka, kuna siin on nimeliselt tahetakse ka Gunnar Leheste arvamus, siis peab võib-olla ka talle kirjutama. Ma ütlen diiseriks nii palju, et tahetakse 3 parimat katset ja siin on veel natuke nüansse ja küsimusi. Et selle võtame homme kindlasti, aga homne võistluspäev algab Eesti järgi 7.02, keeratakse ka kella öösel, ehk siis nii-öelda tänase mõttes oleks see alganud kell 6 päev, aga nüüd homsest me oleme Keenia ajas, sest Keenias kella ei keerata. Ja on homme 6 kiiruskatset, 74,5 kilomeetrit, ütleme nii, et pühapäeva kohta on päris tuumine päev. Päris okei, et minu meelest siin alles kuskil oli mingi 50 kilomeetrit või mingi isegi 40 kilomeetrit päeva. Et selle mõttes see 70+ kilomeetrit pühapäev on täitsa arvestatav rallipäev minu meelest, et kui me vaatame, et Eesti meistrivõistluste etapp keskmiselt on 100 kilomeetrit, siis nagu pühapäeval pannaks veel üks Eestikat etapp peaaegu ära. Ja peab tõdema, uue punktisüsteemiga ei tundu see päev üldse nii pikk, et saaks nüüd läbi või midagi. Ei, selle mõttes kindlasti nagu hommikul kohe midagi jälgima hakata, et muidu pühapäev oli see, et enne ei viitsinud telekat lahti teha, kui Power Stage hakkas, sest nii midagi ei toimunud. Siis nüüd ikkagi tasub hommikul ju rallit vaadata, sest see kuramuse vihm ei jõudnud täna kohale, äkki homseks jõuab, et siin nädal aega räägiti, mis torm ja vihm tuleb laupäeval, siis kahjuks seda ei tulnud.
ma ei tea, äkki tuleb homme siis. Ma pole ilma teada, et vaadanud midagi. Ma ka ei ole, aga ütleme, täna jäi lahjaks. Ja no see tegelikult oli nagu kahju, sest ma nagu põhimõtteliselt kõige nagu suurem asi, mida ma ootasin, oli see laupäev vihmaga. Sleeping Warrior. Räige. See tundus, me teame, et see on nagu hull. Aga no mida ei tulnud, seda ei tulnud. Äkki on ka tiiser homseks? Võib-olla, äkki tuleb homseks vihma, siis oleks nagu päris tummine pühapäev. Oleks, jah. Ja kes ei saa telepilti vaadata, siis lugege Delfi ralliblogi, mina olen homme jälle Pukis ja hakkame hommikul kella 7 siis minema. Aga ma arvan, et selleks korraks tõmbame saatele joone alla. Küsimusi saab saata ikka aadressile 6kaik@delfi.ee. Roland, aitäh aega leidmast jälle Tallinnasse sõitmast. Alati ja nüüd tagasi koju Rakverre, aga ei ole probleemi, olen siin jutustamas käia. Saad ka korra nii-öelda kodust välja. Jep, just. Keegi just eile kirjutas, küsis, et kas... kurat, kes see küsis, ma ei mäleta enam. Eigo vist ise küsis, et kas ikka nagu lastakse kodust välja. Ja, see oli Eigo küsimus. Mõtlen, et kuna ma teen home office'it niikuinii igapäevaselt, siis ongi tore tulla vahepeal sõita kodust välja ka. Ja selle teadmisega lõpetame tänase saate. Ja et Poom tahab kodust välja saada. Kodust välja saada, Jep. Ja nii ta on. Seniks kõigile head laupäeva õhtut ja kohtumiseni juba homme. Homseni. 6. käik.